Tere! Täna näitan teile siis, kuidas lahendada 9. nädala PR-ülesannet BOM ehk antud nädala teema keskendub siis rekursioonile. Kohe hoiatuseks ütlen ära, see teema vajab natuke süvenemist, et aru saada, mis selle põhiloogika on, mida see rekursioon üldse tähendab. Praktikas me väga palju seda ei kasuta, aga jällegi selle tundmine on näiteks algoritmide puhul, algoritmidest arusaamisel või näiteks efektiivsema puu läbimise või mingi sellise asja tegemise alustala. Mida see rekursioon endast sisuliselt tähendab siis? Rekursioon on siis funktsiooni iseenda väljakutsumine. Väga hea näide päris elust on näiteks matrjoška nukud, et meil on selline üks suurem nukk ja siis selle suurema nuku sees on aina väiksemad nukud. Ja siis me võtame ühe nuku lahti, eks ju, sealt tuleb teine nukk välja, võtame selle teise nuku lahti, sealt tuleb kolmas nukk välja ja nii edasi ja nii edasi. Võib seda rekursiooni umbes sellisena kujutada. Muidugi meil ju matrjoškasid lõpmatu arv ei ole, ehk kuskilt peame piiri tõmbama, et kui palju neid on. Ja rekursiooni puhul on täpselt samamoodi, et selleks, et rekursiooni kirjutada, me peame alati mingisuguse lõpp-punkti ka kirja panema, mis sisuliselt tähendab, või selle asja nimi on baasjuht, ja see tähendab seda, et kui oleme jõudnud omadega sinna baasjuhuni, siis me lõpetame töö ära. Vastasel juhul meil võib juhtuda selline asi, et meil jääbki see rekursioon igavesti tööle, tekitab lõpmatu tsükli ja siis meil võib programm kinni kiiluda. Et siin on meil üks hea nali ka toodud lõpmatu rekursiooni kohta. Performance-wise jõudluse poole pealt, et kui tekib küsimus, et kas rekursioon või näiteks kasutada tsükleid, siis enamus kordadest me ikkagi kasutame tsükleid, sest rekursiooni puhul peab ikkagi meeles pidama, et see on mälunõudev, sa ikkagi kutsud samad, et sul on funktsioon ja sa kutsud selle funktsiooni sees uuesti seda funktsiooni välja, ilma et see vana oleks veel lõpuni teinud enda tööd. Ehk sul hakkab treppima, ta hakkab järjest nagu rohkem eksemplaari iseendast tegema, piltlikult öeldes. Nii, aga siin on mõned kasulikud lingid, soovitan lugeda, vaatan korra, mis rekursioonist inglise keeles on. Okei, see on väga hea artikkel, soovitan läbi lugeda kohe kindlalt. Annab natuke parema arusaama asjadest ja siin on meil üks väike näide ka toodud rekursiivset funktsioonist. Et meil on funktsioon nimega bomb countdown, ta võtab sisendiks mingisuguse numbri ja nüüd ongi, et seni kaua, kuni number pole 0, lähme siia else ploki sisse, kus me kutsume seda funktsiooni uuesti välja lihtsalt uute parameetritega n-1. Ehk me vähendame käsitsi seda arvu, mis seal sees on. Ja kui see arv on jõudnud 0-ni, siis me teeme seda, mis siin sees on kirjas. Et siit ongi nüüd, et baasjuht antud olukorras on meil see siin, if n väiksem võrdub 0-ga, ja siis rekursiivne samm on meil see siin, ehk funktsioon kutsub ise ennast välja. Nii, aga selleks, et aru saada, kuidas see rekursioon töötab, meil on valmis tehtud selline ülesanne. Siin ülesande puhul esimene ülesanne kohe ongi selline, kus saab ringi mängida, et aru saada, kuidas see rekursioon töötab. Teemegi copy, teeme uued failid, PR09 bomb. Nii, paneme selle sisse, ma igaks juhuks teen kohe omale selle commit'i ka ära. Et vaadata korra, mida see tester meilt tahab. Et nii palju, kui ma juba ette vaatan, siis see esimene ülesanne, see bomb, on juba ära tehtud meie eest, et meie ülesanne on lihtsalt aru saada, kuidas siin asjad töötavad. Ehk, aga vaatame, kas see vastab tõele.
jah, ongi nii, et ülesande sisu on, et ainult see fast bomb ja wet fuse ära teha, aga et asjast natuke paremini aru saada, vaatame selle esimese ülesandega koos läbi. Tead, ma igaks juhuks kommentin praegu teised asjad välja, siis me saame need asjad tööle ka panna ilusamalt. Ja siit kommentime need välja. Nii, hakkame pihta. Ehk siis bomb. Tavalise pommi funktsioon, mis kirjeldab lüheneva süütenööriga pommi loogikat. Ehk siis meil on antud ette pomm, meil on antud mingi süütenöör ja süütenööri otsas on tuli. Ja kui see süütenöör otsa saab, siis peaks meil see pomm plahvatama. Paneme tööle, vaatame, mis ta meile ütleb. Selle peidame ära siit. Nii. Nii. See on põhiline tööolukord, mis siin toimub, aga selleks, et aru saada, hakkame järjest vaatama, mis siin toimub. Nii. Esimene asi, kus meil see baasfunktsioon on? Baas väljakutsumine on siin return'is. Return, bomb ja siis me lühendame seda fuse'i süütenööri pikkust. Nii. Kui see süütenööri pikkus meil tuleb siit 0, siis mis juhtub? Ta jõuab meil siia baasini välja ja siis ta viskab meile selle buumi siin. Ma natuke näitan igaks juhuks mõningaid asju, sellised huvitavaid asju ka. Et alustame näiteks sellest, et mis siis, kui meil seda baasfunktsiooni ei ole. Et võtame omal selle baasfunktsiooni ära. Ja tegelikult ma võtan oma selle slipi ka ära, sest ma tahan kiiremini näidata seda. Nii. Praegu võtsime baasfunktsiooni ära, me saame mingi asja sisse ja baasfunktsiooni ei ole, ehk siis mis ta nüüd hakkab meil tegema. Nagu näha, ta meil ikkagi teeb midagi siin ja siis ta järjest hakkab ennast järjest välja kutsuma. Et see fuse length on meil küll 0-ni jõudnud, või ta läheb isegi negatiivi, aga kuna meil seda baasjuhtu ei ole, siis ta jääbki lihtsalt tööle. Ja tulemusena tekib meil lõpmatu rekursioon ja Pythoni puhul on tegelikult see, et tal on mingid failsafe'id sisse ehitatud, et kui sa liiga palju seda rekursiooni teed, siis ta lõpuks viskab recursion errori, ütleb, et maximum recursion depth exceeded. Nii, sellega saime selle korda. Siis täpselt samamoodi on ka selle funktsiooni enda kutsumisega. Et võtame siit näiteks selle -1 ära. Et siin puhul nüüd, kuidas me katki tegime, oli see, et me ei uuenda seda süütenööri pikkust. Ehk ta ei jõuagi kunagi selle fuse'ini ja jääbki kordama ennast lõpmatu. Ning baasjuhu puhul, et siin ma tahan hea näite nüüd tuua, et miks siin on näiteks tehtud väiksem võrdub 0-ga, mitte ei ole tehtud lihtsalt võrdub 0-0-ga. No okei, kui me paneme sedasi tööle, meil on siin see -1, siis meil otseselt mingit probleemi ei teki. Aga mis siis, kui on mingi muu arv, näiteks proovime -2-ga. Et kui meil on tingimuseks pandud, et kui süütenööri pikkus on täpselt 0, siis see pomm plahvatab, aga mis siis, kui ta uuendab ennast mingi ebamäär või mingi muu arv kordi, mitte ühe kaupa, et siis tekib meil siin väike error, jääbki tööle, aga kuna selle saame muidugi ära paranda sellega, et me teeme selle tagasi selliseks, siis ta töötab jälle korralikult. Nii, siin -1 peale. Selle ülesande puhul mul vist rohkem ei ole midagi öelda. Ehk siis
liigume selle fastbommi juurde. Vaatame nüüd, mis siin peab tegema. Aga ma soovitan, mängige selle bomb funktsiooniga ringi, tehke igasuguseid muudatusi ja seda siis puhtalt sellel eesmärgil, et aru saada, mis siin toimub. Üritage igat viisi see asi katki teha. Julged tehke katki, selle mõttes ma juba näitasin ära, et kui teil tekibki lõpmatu rekursioon, siis Pythonil on mingid turvaelemendid sisse ehitatud, et seda keelata, et viskab error ja lõpetab programmitöö. Et võin julgelt öelda, et arvutiga midagi halba ei juhtu. Et julgelt katsetage, lõhkuge siin asju ringi, katsetage erinevate parameetritega siin. Isegi siin baasjuhtumitel asjadel ja üritage aru saada, kuidas see rekursioon siin toimib. Nii, liigume järgmise meetodi juurde. Fastbomb. Kiire pommi sütenöör põleb 2 korda kiiremini kui tavaline pomm, selleks tuleb sul muuta tavalise pommi funktsiooni rekursiivset sammu, iga väljakutsega väheneb fuse length 2 ühiku võrra, kui kiire pommi sütenöör on alles täpselt üks ühik, siis toimub eriti vali plahvatus, selleks tuleb sul lisada baasjuht, mis väljastab trükitähtedes buum. Okei. Kus me siin nagu alustada saame? Okei, siin on meil mingisugune baasjuhtum juba ette antud, siin on see if fuse length on väiksem võrdub 0-st, see on meil olemas. Me peaksime siia mingit teise baasjuhtumi lisama ja siis siin me peaksime oma seda rekursiivset väljakutset tegema. Sellega võiksime alustada esmalt, et meil see tingimus oli, et see fuse length väheneb meil 2 ühiku võrra, ehk siis return, fastbomb ja siis on meil fuse length oli siis -2 võrra. Jah. Ja nüüd siia me peaksime panema omal selle teise baasjuhtumi. No okei, algusena katsetame ära, mis meil toimub siin. Et ma kommentin nüüd need fastbombid tagasi siia. Selle võtame maha. Paneme omal fastbombi. Nii, fastbomb 5 puhul ta peaks meil ütlema siis suurte trükitähtedega buum ja fastbomb 6 puhul peaks meil väikeste tähtedega. No, paneme tööle. Mõlema puhul ütleb buum. Sest siin on jah, et kui meil see fuse length läheb alla 0, siis ta, jah, okei. Ehk siis siin puhul ta peaks meil ütlema suurte tähtedega. Okei, katsetame ära. Teeme if fuse length võrdub 1, return boom. No, ja paneme visualiseerimisega, paneme tegelikult sellega, kuigi ma ei usu, et seda siin vaja oleb, aga et asjast natuke paremini aru saada, tekitame. Clear. Nii, ja täpselt nii ongi, et fuse length 5 puhul, nagu näha, okei, siin on meil see fuse length 5, siis me vähendame 2 võrra 3 peale ja siis on meil 1 ja 1 puhul oli tingimus, et ta peab siis plahvatama eriti valjult. See juhtub siin. Ja siis paarisarvu puhul käitub nagu tavaliselt. Okei. Ja siis järgmisena on meil selline meetod nagu bomb with wet fuse. Visualize bomb with burning fuse. Võtame selle eestikeelse lahti. Märk sütenöör kustub, kui see on liiga pikk. Kui sütenöör on põlenud 10 ühikut, siis see kustub ja pommi plahvata. Kui sütenöör on lühem, siis pomm jõuab plahvatada. Selles funktsioonis tuleb sul tavalise pommi funktsiooni lisada veel 1 baasjuhtum. Nii, aga hakkamegi järjest vaatama nii. Mõtleme. Esimese asjana nii, meil on antud funktsiooni päises siis 2 parameetrit, fuse length ja burn length, ehk siis kui pikk meil see sütenöör ise on ja kui palju me seda põletanud oleme. No, esimese mõttena mul tekiks, et paneme omal selle rekursiivse väljakutse välja. Et ideaalis see peaks meil olema siis midagi sellist, et return
POM with wet fuse, fuse length -1 ja siis burnt length +1. Ja ma ei tea, kas te olete varem näinud sellist syntaxit siin, aga selle asja nimi on meil siin default value. Ehk siis me saame anda funktsiooni parameetritele mingid vaike väärtused kätte, ehk siis kui meil juhuslikult seda burnt length'i varasemalt pole ette antud, et siis ta vaikimisi paneb endale väärtuseks 0, aga kui me tahame, me saame selle lihtsalt üle kirjutada. Ja siis ülekirjutamine toimub meil siin juba sisuliselt. Et kui meil seda siin ei oleks, siis ta oleks kogu aeg 0. Nii, ja järgmisena ma paneks mingi selle base case'id. Et esimene base case meil oleks siis tüüpiline fuse length'i kontroll, ehk kui fuse length on meil väiksem võrdne 0-ga, ja siis me võiksime plahvatada. Ja siis võtame siit juba üle selle, tegelikult seda otseselt ei ole vaja, et visualiseerimise mõttes võtame omal need 2 rida ka siin. Nii, ja nüüd on meil vaja kontrollida ka seda baasjuhtumit, et kui see burnt length on meil suurem kui 10, siis see POM kustub meil ära. Kas meil on kirjas ka midagi, mida me peaksime tagastama? On. Nii, ja siin ongi meil see rekursiivne funktsioon ära tehtud. Et see baasjuhtum on juba tuttav ja siis see baasjuhtum on siis, kui see süüteneuron on piisavalt põlenud. Paneme tööle, vaatame järjest. Nii, pommitav short wet fuse, see töötab ootuspäraselt. Pommitav wet fuse that is short enough töötab. Ja siin ka töötab nii nagu ootuspärane kustub ära. Okei. Lihtsalt natuke kommenteerin juurde ka, kui te nüüd seda X09 hakkate tegema, et siis kui teil tulebki mingi probleem ette, et mingi asi ei tööta korralikult, siis jätke meelde, rekursiooni puhul, kui te debugite, siis 2 asja, mida kohe kindlasti üle vaadata. Vaadake ära omal see rekursiivne kutse, et te seal ikkagi vähendate midagi ning vaadake üle oma baasjuhtumid, et reeglina need on need 2 asja, mis rekursiooni puhul on võimalus kuskilt midagi valesti teha. Other than that, mul antud ülesande kohta enam ei ole midagi kommenteerida. Kui jah, ma saan aru, see rekursioon võib raske teema olla alguses. Et kui teil on probleeme, julgelt kirjutage Discordi mulle, küsige abi. Julgelt tulge otsige mind praktikumis üles, ma hea meelega näitan teile tahvli peal ette, kuidas mingid asjad käivad. Aga other than that, järgmise korrani.